Kui president lahkus eelmisel kuul Türgis toimunud NATO tippkohtumiselt, startis lennuk, mille pardale kogu maailm teda minemas nägi, ilma temata. USA president Donald Trumpi transporditakse spetsiaalse kaubaveoki kaubaruumis, et kaitsta teda Iraani rünnaku katse eest ja see on täiesti tõeline lugu. Kujutage ette seda pilti. USA president astub Air Force One'i pardale otse kaamerate ees. Ajakirjanikud ja osa tema administratsioonist lendavad koju Ameerikasse, kuid Donald Trump ise salaja. Ta viiakse lennujaama tavalise toiduveo kattevarjus. Viidi toitlustusautosse ja transporditi teise kohta. Vähem märgatava sõjalennukiga. Tõeline Air Force One oli sel ajal lihtsalt iraanlastele peibutis. Seda ütles Washington Post Donald Trumpi lahkumise kohta Türgist pärast NATO tippkohtumist juuli alguses. Ja selle põhjuseks on saladus. On reaalne oht Iraani katseks ning selle eest hoiatas Iisraeli luure. Kuid nagu selgus, on see alles loo algus. Selles saates analüüsime kogu lugu üksikasjalikult. Kuidas Donald Trumpi, ma näitan teile selle teema kohta huvitavat videot, sest kaamerad jäädustavad kõik. Kust see oht tuli ja kuidas näeb välja USA presidendi turvamine isegi golfiväljakul? Teen väikese spoilri. Õhutõrjesüsteem ja spetsiaalsed radarid kaitsevad president Trumpi, kui ta mängib golfi. Minu nimi on Aleksei Bitši. Arutame seda peaaegu detektiivilugu koos. Võib öelda, et see on vandenõulugu. Aga enne kui alustame, palun telli see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole, nii et olen tänulik iga teie tellimuse eest. Sõbrad, just praegu. Kui sul pole midagi selle vastu, siis palun kontrolli selle video all, kas oled sellele YouTube'i kanalile juba tellinud. Võib-olla oled mu videoid juba ammu vaadanud, aga pole veel tellimisnuppu vajutanud. Kui oled tellinud, siis suur aitäh sulle selle eest. Большое. Pärast mitut Donald Trumpi vastu tehtud katset hakati presidendi kaitset veelgi tõsisemalt võtma. 8. juulil, see tähendab veidi rohkem kui kuu aega tagasi, viibis Donald Trump Türgis NATO tippkohtumisel Ankaras. Ta lendas sinna uue Boeing 747-8-ga, mille talle andis Katar 2025 aastal. Ja siis, juuli alguses uhkustasid Trump ja kogu tema meeskond, et lõpuks Boeing Katar korda tehti, kaitsti. Ja nüüd saab seda kasutada Ameerika presidendi peamise lennukina. Ja lõpuks saab Trump selle uue Katari Boeingu peal avalikult lennata. Kuid tagasi Ameerika Ühendriikides. Trumpile öeldi äkitselt, et seal on Katari lennuk. Ja seetõttu peab ta naasma oma vana presidendi lennuki Air Force One'i juurde. Ja Trump ütles siis isegi selle kohta sotsiaalvõrgustikus, et ta lendas Ankarasse uue Boeing 747-8-ga, lendas vana presidendi lennukiga Air Force One'iga. Ja nii, võrgus kõige huvitavam video sellest, kuidas Donald Trump lendas Ankarast pärast NATO tippkohtumise lõppu juuli alguses. Sama Air Force One'iga. Washington Posti andmetel astus Donald Trump vanemale Air Force One'ile kaamerate ees, lehvitas trepilt ja lipsas siis lennuki teiselt poolt uksest välja lennujaama toitlustusautosse, mis viis ta väiksema sõjaväe lennukini. Kaitseminister Pete Hegseth lendas väidetavalt koos temaga, astudes lennukile eraldi, et lend näiks tavapärane. New York Times kinnitas operatsiooni, viidates kõrgele USA ametnikule. Nii et kaamerate ees ronis Donald Trump, kes oli siis Ankaras, tõesti vana sinivalge Boeing 747 trepist ülesse, mida USA presidendid kasutasid aastaid. Kuid vaid mõni minut pärast maandumist lahkus ta koos mitme abilisega, vahetas märkamatult sõjaväe transpordilennuki Boeing C-32A vastu, mis on palju väiksem ja palju vähem silmatorkav lennuk. Selleks, nagu Washington Posti allikad väidavad, kasutati lennujaama toitlustusautot. Sama, mis tavaliselt toob enne lendu toitu ja varustust. Lennujaama kaadritel on selgelt näha, et Air Force One'i ühel küljel on tavaline pardatrepp, kuhu Donald Trump kõigi nähes peale läks.
ja teisel pool sama varustusega auto, mille kaudu president välja viidi. Plaan töötas. Ajakirjanikud, kes lendasid presidendi eskadrilliga. Mõned Valge Maja töötajad olid täiesti kindlad, et Donald Trump oli samal lennukil. Ta oli lihtsalt oma kabinetis ja nemad lendasid ning arvasid, et Trump on kuskil lähedal. See tähendab, et võis lekkida, et teda tegelikult seal ei olnud. Kõik uskusid tõesti, et ta oli seal. Üks Ameerika ametnik, kes oli selle operatsiooniga kursis, nimetas seda otse nii, nagu see oli. Vana Air Force One'i kasutati peibutisena. Valge Maja kommunikatsioonijuht Chung kinnitas seda lugu ajalehes Washington Post. Järgneb tema tsitaat. Nagu president märkis, Ameerikal on palju vaenlasi, kes hoiavad teda pidevalt sihikul ja me kasutame kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid nende ohtude neutraliseerimiseks. Nii kommenteeris ta seda lugu Trumpi evakueerimise kohta. Suurbritanniasse saabudes ilmus Trump taas, rohkem kui kunagi varem, kaamerate ette. Juba Air Force One'i kõrval, seejärel lendas ta turvaliselt koju. Üldiselt nägi kõik välja nii, nagu oleks ta lihtsalt Suurbritanniasse lennanud. Trump oli samal Air Force One'il, kuigi ta tegelikult pardal ei olnud. Tegelikult Trumpi seal ei olnud. Räägime sellest, kust kogu see oht tuli, mille tõttu tuli korraldada terve erioperatsioon Donald Trumpi evakueerimiseks. Wall Street Journali andmetel Iisrael andis Ameerika võimudele luureandmeid plaani kohta tappa Donald Trump NATO tippkohtumise ajal Türgis. Veelgi enam, Washingtonis endas ei olnud see teave eriti veenev, kuid Washington Posti andmetel saladusest. Evakuatsioon viidi lõpuks läbi pärast seda, kui saadi teavet Iraanist lähtuva tegeliku ohu kohta. Olukord oli veelgi hullem, sest just samal perioodil Ameerika Ühendriigid taas alustasid sõjalisi rünnakuid Iraani vastu pärast seda, kui Washingtoni ja Teherani vahelised läbirääkimised pikaajalise konflikti lõpetamiseks olid kokku varisenud. Ja Türgi ise, kus toimus NATO tippkohtumine, nagu te teate, piirneb otse Iraaniga, mis suurendas selle reisi korraldajate jaoks veelgi riskihinnangut. See tähendab, et Trump oli üldiselt Iraanile lähedal, ja oli reaalne oht, et nad võivad ta kõrvaldada. On ilmne, et hiljem ütles Donald Trump ise ajakirjanikele, et ta on juba ammu olnud Teherani sihtmärkide nimekirjas esikohal. Ja juba varem, kommenteerides seda ohtu New York Postile, ütles ta otse, tsitaat. Olen olnud nende nimekirjas juba ammu. See ongi see, millega me silmitsi seisame. Ainus asi on see, et ma jätsin juhised. Kui midagi juhtub, siis lihtsalt pommitage neid nii rängalt, nagu nad pole kunagi varem näinud. See tähendab, et Trump hoiatas enneolematu vasturünnaku eest Iraani vastu juhuks, kui temaga midagi juhtub. Nii et selle vaenulikkuse taust ulatub kaugele minevikku, ega piirdu ainult selle sõjaga. Iraanis on see arutluse all, samuti teiste Donald Trumpi likvideerimine juba 2020 aastal. Pärast seda, kui ta andis käsu rünnakuks, mis tappis Iraani sõjaväejuhi Qasem Soleimani ja Iraani ülemjuhi Ali Khamenei, kes tapeti 2026 aasta veebruaris matuste ajal. Meeleavaldajad hoidsid üleval suuri plakateid, millel oli otsene üleskutse tappa Ameerika presidenti. Oluline on mõista, et Iraani oht ei ole ainus, millega salateenistus peab tegelema. Trump on juba varem olnud atentaadi katse sihtmärgiks. Näiteks 15. septembril 2024 märkas salateenistuse agent relvastatud isikut põõsastes, kui ta kontrollis perimeetrit Trumpi golfiklubis West Palm Beachil. Kahtlusalune Ryan Wesley Raut võeti kinni ja FBI uuris seda kui võimalikku atentaadi katset. Ja 13. juulil 2024 ehk vaid 2 kuud varem toimus valimiskoosolek Butleris, Pennsylvanias. Tulistaja avas tule otse lava pihta. Kuul tabas, nagu te mäletate, Donald Trumpi paremat kõrva. 1 koosolekul osalenu sai surma, veel 2 said raskelt vigastada. Rindaja ise lasti maha salateenistuse töötaja poolt. Tegelikult see, kuidas Donald Trump evakueeriti juuli alguses Ankarast, ei ole midagi ainulaadset. See ei ole esimene kord. Siin on iseloomulik ajalooline pretsedent sellise marsruudi varjamise kohta
ja Washington Post tuletab meelde, et Ameerika presidendid on varemgi selliseid meetmeid kasutanud. Aastal 2000 Bill Clintoni visiidi ajal Pakistani. President lahkus Pakistanist täpselt samamoodi ühest lennukist, samal ajal kui peamist Air Force One'i kasutati vaatlejate eksitamiseks. See tähendab, et ta justkui istus sellesse lennukisse, siis viidi ta välja, viidi samuti eraldi kaubikuga ja toimetati teise lennukisse. Siin ütles endine USA salateenistuse peadirektori kohusetäitja Ronald Rowe. Tsiteerin. Presidendi liikumise üksikasjad peavad jääma varjatuks, kui see on tema kaitseks vajalik. Ehk selline salastatus on põhimõtteliselt tavapärane praktika. Lihtsalt väga harva saab see avalikkusele nii üksikasjalikult teatavaks. Ja nüüd see, mis toimub juba praegu, kuu aega pärast seda Donald Trumpi evakueerimist ja mis teeb kogu selle loo eriti ilmeka. Ameerika sõjavägi tugevdas õhutõrjet vahetult Donald Trumpi ümber isegi tema puhkuse ajal. Mitte lihtsalt turvamine, vaid lausa õhutõrje. USA presidendi enda golfiklubis Bedminsteris toimunud golfiturniiri finaalvooru ajal. New Jersey osariik. Tema lähedal märgati armee lühimaa õhutõrjesüsteemi Avenger ja radarijaama Sentinel. Põhja-Ameerika õhu- ja kosmosekaitse väejuhatuses NORAD kinnitati, et Avengerid kasutab USA armee tõepoolest salateenistuse abistamiseks just president Trumpi turvamisel. Mis on see Avenger-süsteem? See on mobiilne süsteem. Süsteem, mis põhineb Humvee sõidukil relvastatud Stingeri juhitavate rakettidega, millel on infrapunased isesihtimispead. See on mõeldud spetsiaalselt madalal lendavate õhusihtmärkide vastu võitlemiseks, sealhulgas lennukid ja mis on oluline, ka droonid. Nii et varem märgati seda Avengerit Bedminsteris juba 1. augustil. See tähendab, et see turvameede ei ole ühekordne ainult ühe turniiri jaoks, vaid juba viimaste nädalate välja kujunenud tava. See tähendab, et Donald Trumpi jaoks tõesti veetakse kohale õhutõrjesüsteemi. Ühes Valge Maja enda avaldatud videos ütleb Trump sõjaväelastele naljatledes, et teda ei häiri raketid ega droonid, kui ta golfi mängib. Selle peale vastab kõrvalseisev sõjaväelane, et me oleme kõik ära katnud. Ja näitab siis selja taha just selle sama Avengeri kompleksi poole. Jah, ma ei muretse rakettide või droonide pärast. Ja see ei ole tegelikult lihtsalt demonstratiivne ettevaatusabinõu. Ei, kuid NORAD teatas juba 2 kerge tsiviillennuki kinnipidamisest, mis rikkusid ajutist lennupiirangut piirkonnas, kus viibis Donald Trump. F-16 hävitajad saatsid mõlemad lennukid piiratud õhuruumist välja. See tähendab, et süsteem ei tööta lihtsalt linnukese pärast, vaid reageerib tõepoolest reaalsetele rikkumistele just praegu, kui Donald Trump lihtsalt mängib golfi. See tähendab, et turvameetmeid on tõesti oluliselt tõhustatud. Kokkuvõte. Salajane evakuatsioon Türgist toiduainetega veoautoga. Donald Trumpi poolt eelnevalt jäetud juhised vastulöögiks Iraanile juhuks, kui ta ise hukkub. Aastakümneid kestnud vaen Iraani režiimiga alates Suleimani tapmisest. Avalikud üleskutsed tema tapmiseks minimatustel. Ja nüüd seisavad armee õhutõrje raketikompleksid otse golfiväljakul Donald Trumpi isiklikus residentsis. Kõik see moodustab ühtse mustri. Oht, mida Ameerika luure pidas piisavalt tõsiseks, et korraldada terve erioperatsioon peibutuslennukiga NATO tippkohtumisel, ei kadunud ka kuu aja pärast. See lihtsalt liikus koos presidendiga tema enda golfiväljakule, kus teda nüüd kaitsevad mitte ainult agendid, teate küll, ülikondades automaatidega, ei, vaid ka tõeline õhutõrje. Lühidalt, Donald Trumpi puhul kardetakse tõsiselt Iraani atentaati. Ja suhtutakse sellesse üsna tõsiselt. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige see YouTube'i kanal, olen selle eest tänulik. Pange like, vajutage kellukesele ja kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt mis tahes annetusega.
nagu näete, sellel YouTube'i kanalil pole reklaami, seega olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. kuidas seda teha? Kõik lingid ja andmed leiate selle video kirjeldusest. Või kasutage YouTube'is sponsorluse funktsiooni, klõpsates selle video all nuppu toeta. Olen tänulik. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head.